olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, olukorrast digiriigis taas eetris ja nii nagu ka mõned korrad varem on tänane saade pisut pidulikum, lips on kõigil ees ja juuksed kammitud, sest et käesoleva aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimised saavad olema selles mõttes oluline verstapost Eesti e-hääletuse ajaloos, et me tähistame lausa 20 aasta täitumist e-hääletuse esmakordsest kasutamisest Eestis. Arne Koitmäe, riigi valimisteenistuse juht, tervist! Tere! Ja Alo Einla, riigi infosüsteemi amet, valimiste infosüsteemide arenduse osakonna juhataja, tervist! Tere hommikust! No selge, et väga õiged inimesed täna sellel pidulikul päeval siia kutsutud on, rääkima siis tõesti sellisest ümmargusest sünnipäevast, siis vist mõnedel andmetel juubel tähendab siiski alates 50. eluaastast neid ümmargusi numbreid, aga sinnani on pisut aega, 20 on siiski ka üsna tähelepanuväärne ja tegelikult tundub ju uskumatu, et see kõik oli justkui eile, kui ei olnud veel üldse olemas moobiltelefonigi, mis me siin veel puudest asjadest räägime, eks ole. Aga tõesti, Eesti on siis esimene riik maailmas, kes võttis üleriigilistel valimistel sellise siduvate tulemustega e-hääletamise kasutusele ja tegi seda siis esmakordselt 2005. aasta kohalikel valimistel. Ja muidugi me ei saa jätta ütlemata, et kogu selle pika aja jooksul, me võime öelda pika aja jooksul siiski, on seda e-hääletamist nii ülistatud, aga ka maapõhja kirutud, et esimesed väidavad, et tänu sellele on meil üldse niigi suur valimisaktiivsus ja teised ütlevad, et tegemist on äärmiselt sellise ebaturvalise ja manipuleeritava süsteemiga. Kumb ta siis nüüd on? No tõepoolest e-hääletamine on läbi aastaid tekitanud sellist diskussiooni, mis on ka iseenesest vajalik, et kui turvaline süsteem, see on, kuidas valijate valik on kaitstud ja kas siis tulemused tehakse kindlaks korrektselt. Minu vastus sellele on muidugi see, et jah, elektroonilise hääletamise süsteem toimib selliselt, nagu seadus nõuab, kõik toimingud on kontrollitavad, andmete terviklus on tagatud ja samuti kontrollitav ja ka hääletamistulemust saab matemaatiliselt kontrollida. Et võib-olla ongi küsimus siin pigem just sellises usalduses, et ühe kindla hääletamisliigi vastu, et ega ka paberhääletamise puhul näiteks on omad sellised konfliktid või vastuolud, et paljudele näiteks ei meeldi eelhääletamine, et sa saad hääletada siis terve nädala jooksul ja leiavad, et valimine ja hääletamine peaks olema ainult ühel päeval, valimispäeval. Nii et sellised vaidlused käivad valimiste juurde ja igal vaidluses osalejal on ka siis omad põhjendused ja motiivid, et miks see küsimus oluline on. No Riial on kindlasti ka tulnud tegemist selliste pöördumistega, ma kujutan ette, et miks te sellist ebaturvalist asja üldse teete selle? Ennem kui sellele vastates ma ütlen, et see 20 aastat tehnoloogia vaatest, et on ka terve igavik ja kui me võtame selle süsteemi, mis 2005 üles pandi, siis see on ikkagi nagu öö ja päev võrreldes tänasega, et tegelikult iga valimistsükli vahel me ju ka arendame seda süsteemi, kaasajastame, võtame arvesse kõiki maailmas nii-öelda siis sellel hetkel olemasolevaid turvauuendusi, arenduspõhimõtteid ja nii edasi, et seda saan küll kinnitada, et tehnoloogia poole pealt on ja ka krüptograafia, mis on väga oluline osa sellest süsteemist, on maailma tasemel, et siin ei anna me kindlasti ühtegi sentimeetrit järgi, ja ei tee ühtegi hinnalandust, et seda saan küll kinnitada, et krüptograafia ja siis nii-öelda IT-arenduste mõttes on tegemist väga turvalise süsteemiga. No enne kui me täpsemalt räägime nüüd, mis seisus meil täna see süsteem siis üldse on, et ma korraks ikkagi tuleks veel selle sünni juurde tagasi, mis imemoodi tol ajal üldse saadi
kuidagi see asi, ma ei tea, nõusse või et 20 aastat tagasi rääkida e-valimistest, oli tõesti terves maailmas täitsa ju hullumeelne, võiks isegi öelda, mis imemoodi see võeti meil vastu nüüd otsus, et hakkamegi arvesse võtma ja päriselt saab e-hääletada ja lähevad arvesse need hääled ja nii edasi. Eks see idee tõukus olemasolevatest tehnilistest lahendustest, ehk siis meil oli ID-kaart, meil oli keskne rahvastikuregister ja üldine e-riigi kontseptsioon siis ilmselt inspireeris poliitikuid selle teemaga tegelema ja tegelikult e-hääletamise selliseks stardi hetkeks võib lugeda 2002 aastat, kui vastu võeti uus Riigikogu valimise seadus, kus siis esimest korda oli kirjas, et elektroonilist hääletamist võib korraldada ja väga palju rohkem seal tol hetkel kirjas ei olnudki. Et pärast seaduse vastuvõtmist siis tolleaegne Vabariigi valimiskomisjon lõi töörühma, kes siis 3 aastaga tegi ära suure töö, ehk siis töötas välja kogu selle kontseptsiooni ja telliti siis ka esimese e-hääletamise süsteemi arendus. Ja veel ka siis testiti seda eelnevalt küsides Tallinnast, et kuhu võiks rajada vabadussamba, aga oma tulemustes ei ole enam kindel. Fantastiline, kas see kuskil nagu ajalooraamatus kirjas ka on, sellest võiks täitsa kohe sellise ajaloo pihiku avada, et eks meie kaustades on selle aja kohta ka päris palju materjale ja 2005. aastal siis tuli tegelikult muuta ka valimisseadust, sellepärast, et nüüd oli teada siis, kuidas elektrooniline hääletamine läbi viiakse ja siis sügisel see esimest korda siis kasutusele võeti, et kasutajaid ei olnud palju, aga tal võib ka öelda, et ega ID-kaarti arvutis ei kasutanud ka paljud inimesed kasutasidki esimest korda ID-kaarti just elektroonilisel hääletamisel ja siit see teenuse populaarsus hakkas kasvama, võib öelda samas rütmis kui teised e-riigi teenused. Aga kas see algne idee ja tõuge tuli siis ikkagi poliitikutelt või olid, ütleme, sellised teised tehnoloogia inimesed, need, kes poliitikutele selle mõtte idanema panid, et mis pidi see huvitav võis tol ajal siis toimuda? Selge see, et see asi kõik ellu sai viidud üldse koostöös, et ega ilma poliitilise otsuseta midagi poleks juhtunudki, aga et see oligi kindlasti poliitiline initsiatiiv ja mis minu arusaamist mööda lähtus siis tolleaegsest justiitsministrist Märt Raskist, kes oli siis tutvunud mingisuguste e-hääletamise lahendustega. See oli kõik ikkagi võrdlemisi teoreetiline, aga samas oli ka palju selliseid ettevõtteid, kes juba hakkasid seda nii-öelda pakkuma või reklaamima. Ja siit see sai alguse, et kõigepealt tuligi välja töötada või lahendada tegelikult need küsimused, et kuidas me mõistame näiteks häälesalasust e-hääletamise kontekstis, kui keegi ei kontrolli, kuidas oma kodus seda häält annad ja sellised mõned sellised päris põhimõttelised asjad tuli lahendada ja Eestis ongi see hääle muutmise või ülehääletamise võimalus, mis siis seda häälesalasust tagab, et see on võimalus, et see ei pruugi tähendada, et seda kasutatakse, eks ole? Seda ei pea kasutama, aga see võimalus on alati olemas, et saad hääletada kas elektrooniliselt uuesti või saad minna pabersedeliga jaoskonda hääletama veel valimispäeva õhtuni välja. Et seda kuulates on nagu hämmastav tõdeda, et kuidas tollel hetkel oli julgust kastist välja mõelda ja nii konservatiivses sellises valdkonnas nagu siis demokraatia alus siis hääletamine ja siis valimised. Et võiks võrrelda nagu lennunduse või muu sellise valdkonnaga, kus on igasugune innovatsioon tuleb hästi raskelt ja eks me praegu M-valimiste või mobiilisvalimiste teema valguses näeme, kui raske see tegelikult on, et kui konservatiivne see valdkond on. Võib öelda, et poliitiline debatt sel hetkel
oli sisuliselt olematu, kui välja arvata mõned kõned Riigikogus eelnõu menetlemisel. Et selle peale, mida e-hääletamine tähendab, hakati mõtlema siis, kui neid hääli tuli rohkem, et siis alates 2011. aastast hakkasid need vaidlused ka tulema, et miks selline hääletamisviis üldse olemas on ja mida see siis tähendab. See on selles mõttes ju huvitav, et ega see nii-öelda paberhääletamine, noh, seal on ju samamoodi palju agasid ju tegelikult ja nii edasi, et kuidas nagu, kas see lihtsalt see siis inimestele oli nii uus ja tehnoloogiliselt teistmoodi, et siis sai võimaluse seal valimistulemustest kahtlema hakata ja süüdistama seal, ma ei tea, milles, et miks ma nii vähe hääli sain ja miks nemad nii palju said? No jah, et eks see hirm oli ilmselt see, et kas siis kaotatakse valijaid ja hääli, sellepärast, et need valijad ei hääleta elektrooniliselt, et noh, esimestel valimistel ikkagi hääletasid elektrooniliselt ainult sellised huvilised ja see ei olnud nii suur mõju sellele. Ja võib-olla ka need tulid hääletama, kes ei oleks muidu teinudki seda, et võib-olla seal ka mõned sellised momendid tekkisid, et tuli selline hulk inimesi ikkagi juurde, kes muidu poleks üldse valima läinud. No jah, et see on ka nii-öelda erakondadele nimekirjadele nii-öelda võimalus, aga samas ka võib tekitada hirmu. Osadele ei pruugi see meelt mööda olla, tuleb uued sihtrühmad. Tulevad uued valijad ja noh, kuidas see hääletamine on valijaskonda mõjutanud, võib-olla just välisriigis on see tõstnud hääletamise protsenti. Noh, meil on tõesti praegu välisriikides umbes 80 000 alaliselt seal elavat valijat, see on ühe täismõõdus valimisringkonna jagu valijaid. No ma saan aru, et täna on umbes selline pool häältest antaksegi elektrooniliselt, eks ole, noh suurusjärgus. Kuidas see seal välismaal elavate inimestega on, et kas seal on see protsent kuidagi kõrgem või madalam või mismoodi? No välisriigis elavad valijad, nende kaasamine on üldse keeruline, et kes jälgivad kohalikku või siis Eesti elu, Eesti uudiseid, need võib-olla tunnevad huvi ka valimiste vastu, paljud seda kindlasti ei tee, osad on ka võib-olla juba võõrdunud üldse Eestist ja selle tõttu need protsendid ei ole kunagi väga suured ja võib öelda, et selline madalpunkt oli kusagil 2000-ndate alguses, kui vaevalt 1000 häält oli alaliselt välisriigis elavatelt valijatelt. Et nüüd on see tõusnud 10%-ni, mis ei ole väga kõrge, aga on näha, et see edasiminek on olnud päris suur. No igatahes on selge, et 20 aastat tagasi võib eesti keeles öelda, pandi hullu ikka nii poliitikute kui ka tehnoloogia inimeste poolt ja tehti see asi ära. Samas ei saa unustada ka meie inimesi siiski, kes on meie digiriigi mõttes üldiselt ka olnud suhteliselt aktiivsed ja vastuvõtlikud päris kenasti, et uued lahendused, no kas või internetipangandusest, kui me meenutame, eks ole, et see oli täitsa terves maailmas ju selline enneolematu, et meil nii suur aktiivsus ja hea vastuvõtt sellele asjale oli. Aga nüüd selle hullu panemise juures ka, et siin oli juba juttu sellest, et see tehnoloogia on kõvasti arenenud ja nii edasi, aga et nagu lennunduses on samamoodi päris raske neid innovaatilisi asju siin kasutusele võtta. Miks see siis nüüd miks täna enam hullu ei panda? No ma pean siin silmas ikkagi seda juba, võib öelda, et habemega teemat, eks ole, et miks me nutiseadmega hääletada ei saa, sest et areng on muidugi toimunud, et enam ei pea olema ID-kaartil lugejas, ma ei tea, kui paljudel inimestel selline asi üldse enam olemas ongi, et mobiil-ID ja nüüd ma saan aru, et ka Smart-ID töötab ja saab selle abiga oma asjad aetud, aga nutiseadmes ikka ei saa ja ma pean minema kuskilt otsima selle vana hea arvuti ülesse. Nii on, jah. Eks võib-olla siin põhjuseid on kindlasti mitmeid, et miks me sellises olukorras oleme, nagu me oleme praegu, aga Riia siis poolt ma võin küll kinnitada, et arenduste mõttes ja tehnoloogiliselt on need rakendused valmis, neid on katsetatud, me tegime päris suure kasutajaskonnaga testi siin aasta alguse poole või suvel ja väga positiivne tagasiside oli ja nii-öelda sai tehtud nendele rakendustele turvatestid, kõikvõimalikud muud testid ja ta oli valmis kasutusse võtmiseks.
ja eks et meie mõttes oleks võinud ja ka juba praegu kohalike omavalitsuste volikogude valimistel seda kasutada, aga eks see lõplik otsus on ikkagi valimiste korraldajatel ja antud juhul on see siis Vabariigi Valimiskomisjon ja eks võib-olla sellise laiema pildi omajatena neil ongi võib-olla mõistlik, et see otsus on nende käes, et muidu tehnoloogia inimesed äkki panevadki hullu, on ju. Ja ma lihtsalt ei saa mainimata jätta, et ma olin 2015–19 ka meie parlamendi saadik ja siis oli üks teemadest, kuna mulle digiteemad väga südamelähedased on ja siis Tarvi Martens oli see inimene, kellega me tookord seal suhtlesime ja rääkisime ja juba siis oli tegelikult valmisolek ju olemas, et ma sain aru, et kohe-kohe homme põhimõtteliselt võime hakata pihta, täna on 2025 juba, sellest on ka juba 10 aastat varsti möödas. Miks me siis ei saa nutiseadmega hääletada? Tõepoolest need osad argumendid, mis kunagi rääkisid nutiseadmega hääletamise vastu on tänaseks ära langenud, et me ei saa enam rääkida ütleme, mobiilide ebastabiilsusest või sellest, et nad ei tööta nii, nagu nad peaks töötama ja ei ole ka selliseid tehnilisi takistusi, mis ei võimaldaks krüpteerida, häält allkirjastada ja nii edasi. Et eks need kahtlused ongi võib-olla seotud sellega, et mida siis uue hääletamisviisi rakendamine endaga kaasa toob, kuidas see mõjutab siis valija käitumist ja eks selle uue hääletamisviisi kasutusele võtmine ongi selline põhimõtteline küsimus või põhimõtteline otsustus, et sa võtad selle kasutusele, järelikult sa vastutad selle 100%, see peab olema igati turvaline ja peab olema siis ka, ütleme niimoodi, et peab olema siis ka vastupidav siis nii-öelda kaebustele ja kõigile sellele diskussioonile, mis selle ümber käib ja seaduse järgi selle otsuse tegemine, milliseid valijarakendusi kasutatakse, on Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ja nende seisuga võibki kokku võtta võib-olla sellega, et nende arvates see vajas veel lisaaega, see kasutusele võtmine, rakendamine, et jah, selleks valimisteks seda otsust ei tulnud. Ja hea oleks muidugi koos selle lisaaja siis soovitusega kaasa panna ka, et mida siis paremaks teha, et seekord nagu see osa jäi minu arvates natuke lahjaks. Et selles mõttes Riia vaatest on tehnilises mõttes kõik bueno, on võimalik kohe täna kasutusele võtta ja tegelikult oleks olnud muidugi väga äge ju, eks ole, et 20 aastat sümboolne hetk ka ja selline suur samm edasi, aga ma saan nüüd sellest jutust natukese nagu niiviisi aru küll praegu, et vabandage, kui ma eksin, aga et me enam nagu ei julge ikkagi seda hullu panna, et 20 aastat tagasi oli meil selline kuidas ma ta viisakaks teades nüüd ütlen, ühesõnaga hull julgust oli natukese rohkem ja muidugi võib-olla siis ei osatud ka väga palju küsida sellise uue asja kohta ja norida, eks ole, ja nii edasi, et täna kardetakse siis sellist järjekordset rünnakut e-valimiste kui sellise vastu siis? No selles mõttes kas nüüd kardetakse seda rünnakut, aga e-hääletamisel ongi suur osakaal kogu hääletamisest, üle poole inimest hääletab elektrooniliselt, üle poole osalevatest valijatest, ehk siis selle hääletamisviisi usaldusväärsus mõjutabki väga palju valimisi, samuti kui peaks tekkima mingisugune viga, mille tõttu peaks tühistama e-häälet, siis on see, tähendab ka täies ulatuses kordus hääletust. No eks see 20 aastat tagasi oleks sama asja tähendanud? Jaa, aga selles mõttes ilmselt oli siis nagu rohkem entusiasmi ja usku nendesse uutesse lahendustesse ja siin tulebki nagu nentida, et ega need põhiasjad, millel e-hääletamine põhineb, nagu elektrooniline identiteet, krüpteerimine, see kõik lahendused
mis 20 aastat tagasi olid, on selles mõttes kandunud edasi ka tänapäeva, et ikkagi paljuski see süsteem põhineb samadel põhimõtetel. Nojah, selles mõttes kunagi 20 aastat tagasi oli ju selge argument, et noored valijad saada võib-olla rohkem pardale siis nii-öelda ja demokraatias osalema. Nüüd täna ju võiks nii öelda, et kui me ikkagi nutiseadmes hääletada ei saa, siis kuule, milline noor sul mingisugust arvutit kuskil otsima läheb ja ma isegi saan aru, et Microsoft oma selle Windows 10 tootetoe lõpetamisega seoses peab hakkama vaatama, et see Windows 11 või mis seal nüüd tänapäeval üldse on või ühesõnaga, come on, ükski noor ei otsi endale mingit arvutit, veel vähem ID-kaarti ja seal lugejad, taevane tänu, et meil on nüüd Smart ID vähemalt võimalik. Selles mõttes on see väga õige nagu tähelepanek minu arvates, et kui me tahame selle elektroonilise hääletussüsteemi 30. sünnipäeva tähistada, siis mobiili minek on vältimatu, sest vastasel juhul meil ei ole enam seadmeid ja kasutajaid sellel süsteemil, et ma ennustan siin järgmistel valimistel juba selle osakaalu langust just sellepärast, et meil pole inimestel võimalust selles e-hääletusel osaleda. Aga mis see plaan siis on, et kas mis need järgmised valimised siis on, mis aastal meil, et siis on mobiiliga ja nutiseadmega, ütleme siis on õigem sõna vist, eks ole, hääletamine juba võimalik. Või mida me ikkagi ootame, kui Riia ütleb, et tehniliselt on kõik valmis? Mis muutub järgmisteks valimisteks? Võib-olla muutubki ühiskondlik ootus selles osas ja valimised on selles mõttes nagu tsüklilised, et meil on järgmised valimised on 2 aasta pärast 2027. Märtsil toimuvad Riigikogu valimised ja neid rakendusi saabki rakendada igal valimisel, eks ole, et kindlasti tahaks leida ennast olukorras, kus 27. aastal tõepoolest siis arvuti olemasolu siis hakkaks piirama mobiiliga või üldse e-hääletamise võimalust. Et ma arvan, et kõigepealt see on Vabariigi Valimiskomisjoni otsus ka järgmine kord, aga ma arvan, et eks need mõtted ja siis ka selgitused ka siis saavad natuke settida ja selgineda, et tekib võib-olla siis selline suurem usaldus selle vastu, sest et ega arendus enne neid valimisi, e-hääletamise arendus, see oligi väga ajakriitiline, et meil oli ka välispartnereid, eks ole, kellega me pidime suhtlema ja see kõik võttis aega. Jah, Tarvi Martens ikkagi 2016 juba ütles, et homme on võimalik teha seda kõike. Jah, ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et lihtsalt remargi korras, et kust see kohustus tuleb, et Vabariigi Valimiskomisjon seda otsustab, eks tuleb seadusest ja seadused on muudetavad. Ma just mõtlesingi, et kelle taga hetkel üldse asi on, et kas on poliitilise otsuse taga või on see valimiskomisjoni otsuse taga? Aga jah, muidu praegu kehtivas seaduses on see õigus ja volitus valimiskomisjonil, aga nagu ma ütlesin, et seadused on Riigikogu teha. Nii et täna on siis Riigikogu taga see, et me ei saa nutiseadmega hääletada? Ei, ma ei ütleks, et see oleks Riigikogu taga, et vastupidi, et Riigikogu 24. aastal muutis valimisseadust ja sätestas nutiseadmega hääletamise võimaluse. Nüüd see, et millal see kasutusele võetakse, siis millal see valjarakendus lubatakse e-hääletamisel, millal seda lubatakse kasutada, see on nüüd Vabariigi Valimiskomisjoni otsus, kes siis hindab neid asjaolusid, kuidas arendus on käinud ja siis selle pinnalt teeb otsuse. Ma esitaks väljakutse lihtsalt sellele, et kas see peab olema niimoodi, et valimiskomisjon seda otsust teeb, et see võiks vabalt olla ka valimiste korraldaja otsus. Aga see on minu isiklik arvamus. Ja see puudutab valimiste läbiviimist laiemalt, sest Vabariigi Valimiskomisjon on see, kes on, ütleme, see valimiste aususe tagaja, nende valimiste üldpõhimõtete nii-öelda järgimise kaitsja, et nendel on kindlasti ka suur vastutus selle eest, et kuidas valimisi läbi viiakse.
Arusaadav, ma ei torgi rohkem seda teemat, sest et ikkagi ma saan aru, et on natuke sellist julgust võib-olla ka rohkem vaja, kui inimesed, kes tehniliselt seda asja arendavad, ütlevad, et see on valmis ja saab kasutada. Aga natuke see räägiks veel sellest isiku tuvastamise teemast, et nüüd see Smart ID asi, et miks seegi nii kaua aega võttis, et see võimalus nüüd olemas on ja tegelikult Smart ID on ka juba üsna vana asi. Jah, Smart ID on jah, nagu sa ise ütlesid, vana ja tegelikult kasutuses ja seda ka samamoodi e-valimiste osalejad siis ootasid pikalt juba. Ja siin tehnoloogia poole pealt see arendus oli juba ka mõnda aega valmis, et meil oli võimekus seda Smart ID-d kasutada ka varem, aga siin ka samamoodi õigusruumi küsimus, et võib-olla Arne. No jah, Smart ID kasutusel võtmine eeldas lihtsalt ühe muudatuse tegemist Riigikogu valimise seaduses ja 24. aastal siis see täiendus ka tehti, et siit ongi näha, et need asjad mõnikord võtavad aega ja tõepoolest võib-olla oleks juba olnud hea rakendada seda 24. aasta Euroopa Parlamendi valimistel, kus oli ka näha, et mobiil-ID kasutajate arv oli tugevalt vähenenud, ehk siis nende osakaal e-hääletajate seas oli oluliselt madalam kui varem ja ilmselt üks põhjus ongi see, et Smart ID on asendamas mobiil-ID-d. No ja kui me nüüd natukese tuleme tagasi ka tavalise hääletamise juurde, siis seda seal ka isikut tuvastada saab täna vist ainult ikkagi isikut tõendava dokumendiga, eks ole, et me sellest Eesti äpist ja seal olevast nüüd uuest võimalusest elektrooniliselt oma isikut tuvastada, kas me nüüd nende valimiste juures, mis siin kohe-kohe tulevad, juba ka saame rääkida või on ikkagi vaja võtta kaasa mingi füüsiline dokument valimisjaoskonda? Nendel valimistel jah, Eesti äpiga ei saa ennast tuvastada ja jaoskonnas siis? Jaoskonnas jah, et kuna meil ei ole sellist head lahendust, ühtset lahendust jaoskonnakomisjonidele, keda on 346 välja pakkuda, siis me seda jah, seekord ei rakenda, et jällegi ilmselt järgmisteks valimisteks on see juba see lahendus siis ka valimiste infosüsteemi integreeritud. Nii et selles mõttes on hea koht jah meelde tuletada, et jaoskonda minnes tuleb alati kaasa võtta isikut tõendav dokument, see peab olema kehtiv ja need tüüpilised dokumendid ongi siis ID-kaart, pass või juhiluba. Jah, et lisan nii palju, et see Eesti äpi tulek meil teadmine oli olemas, mida me tegema peame selleks, aga see nagu jälle õiguspool tuli siin vahel, et selle jõustamine lihtsalt meie süsteemide arenduse vaates oli nii viimasel hetkel, et me tegime jah otsuse, et me ei hakka viimasel hetkel siis enam valimiste infosüsteemi arendust võtma ette. Et siis otsus jah, et nüüd peale neid valimisi. No sellega võib isegi veel olla selline mõistev ja arusaadav, sest et ega see on ka üsna hiljuti alles ju see võimalus tekkinud ja meil on ka ainult loetud asutused, kes täna ju aktsepteerivad seda ja kes kasutavad seda, nii et küllap see siis areneb veel, mida ei saaks öelda võib-olla nutiseadmes hääletamise või siis Smart ID kohta. Aga korraks tuleks ka selle juurde, et kui me räägime elektroonilisest hääletamisest, siis on võimalik ju seal vist isegi natukese lihtsamalt kui paberhääletuse juures kontrollida, et kuhu su hääl jõudis, kas ta üldse jõudis ja nii edasi. Kas seda kontrollimist inimesed üldse kasutavad, kas seda teatakse, et see on üldse võimalik ja kui aktiivne see kasutus on? No see on läbi aastate muutunud, et kas inimesed teavad, et selle võimalus on, valijarakendus ütleb neile seda pärast hääletamist, et laadige alla kontrollrakendus siis kas Google Store'ist või Apple'i rakenduste poest ja neid kasutajaid on jällegi ühest küljest neid ei ole palju, teisest küljest see arv tõesti tõuseb. Kui alguses oli neid võib-olla 4% valijatest, siis nüüd on see tõusnud viimastel valimistel 10%-ni. Ja siin ka
ka alati teeme kampaaniaid, et kasutage kontrollrakendust, et see on tõepoolest ülioluline veenduda selles siis, et see hääl jõuab korrektselt serverisse, et see valik ei ole muutunud ja et ta on siis ka seal serveris registreeritud. Kasutame seda võimalust praegu siin ka, et kõiki üles kutsuda seda kontrollrakendust kasutama ja antud juhul kontrollrakenduse puhul me siis kasutame mobiile, eks meil on, inimene peab siis selle kontrollrakenduse kasutamiseks siis Google'i või Apple'i poest alla laadima endale kontrollrakenduse ja siis mis ma selle kasutuse kohta ütlen, et üks asi on jah, et inimene ise saab veenduda, et ta on nagu niisugune pabermaailmaga võrreldes see olukord, et sa ise näed, kuidas see sedel sinna urni lastakse, et siin on paralleel siis digimaailmas, sa saad veenduda, et see sedel on siis e-urni kohale jõudnud ja teine on, mis selle protseduuri juures oluline on korraldajate vaade, eks et mida suurem see protsent on, seda rohkem või seda kindlamalt saavad korraldajad olla veendunud, et süsteem ei ole kompromiteeritud, eks. Ja selles vaates siis jah, IT-tehnoloogiliselt on see väga oluline, et see protsent oleks, mida kõrgem, seda parem loomulikult, ja teine asi, mis selle juures on, et see profiil võiks olla laiem, et siin mõni aeg tagasi on uuritud selle kontrolli ja profiili, et ta on 30-aastane IT-mees, et tegelikult võiks ta olla laiem, et aga see kõlab ka ju tegelikult vähemalt tavainimesele kindlasti nii, et mingisugune rakendus tuleb alla laadida ja siis tundub äkki, et sealt tuleb mingi hunnik koodi, millest sa pead aru saama või et mis seal siis juhtub, kui sa selle rakenduse alla laad ja kuidas see kontroll visuaalselt välja näeb siis, et saab igasugune ettevalmistamata erihariduseta inimene ka aru sellest, et mis siis õieti juhtus või? No tegelikult see kontrollrakendus on ülilihtne, et valjarakendus näitab ekraanil QR-koodi, mis on vajalik siis selle hääle leidmiseks ja kontrollrakendus siis kaameraga loeb seda ja kohe näitab seda valikut, et seal tegelikult ei ole vaja midagi väga teha, et töötab üsna ma saan aru siis niimoodi, et häält anda ma nutiseadmega ei saa, aga kontrollida saan. Tähendab õieti, ma saangi kontrollida ainult nutiseadmega seda asja. Et selles mõttes põnev selline paradoks. No see ei ole tegelikult paradoks, vaid see ongi nii mõeldud, sellepärast, et me tahame, et kontrollimisel kasutatakse erinevad kanalid sellest, millega hääletati. Ehk siis, kui sa hääletad arvutiga, et siis sa ei kontrolli sama seadmega. Siis kui arvuti on kompromiteeritud, siis valrakendus on kompromiteeritud, tõenäoliselt ka kontrollrakendus on siis kompromiteeritud. Et selleks ongi see sõltumatu kanal ja need kunagi jah, siis leiti, et see sobiv kanal on nutiseadmed, mis siis sel hetkel hakkasid populaarseks muutuma. Eks siit joonistub välja ka üks selle mobiilis hääletamise üks tõsine kitsaskoht, millele ei ole seni suudetud sellist head lahendust leida. Eks selle, et sa hääletad ja kontrollid erinevatest seadmetest. Et inimesel ei ole palju selliseid inimesed ei ole palju selliseid inimesi, kellel oleks siis 2 seadet või kelle siis, ja küsitav on see, et ka sõbra telefoni võtad endale, et see pool on jah, üks nõrkus sellel mobiilis hääletamisel. Nii et siiski sellel mobiilis hääletamisel on omad kitsaskohad jätkuvalt, mida ei olegi veel tänaseni lahendatud, et ei ole päris nii, et mingi ametnik ei taha, et nutiseadmega hääletada saaks. No aga siin ongi jah, et M-hääletamisel on omad küsimused ja riskid ja osasid riske tuleb siis aktsepteerida, et see on üks nendest, et tõepoolest, et kõigil ei pruugi seda 2 nutiseadet olla ja arvutisse ei ole ka selles mõttes mõtet kontrollrakendust arendada, sest et kui valjal on arvutist, ta saab juba hääletada arvutiga ja kontrollida mobiiliga, et teistpidi ei ole võib-olla see nii ratsionaalne. No me oleme siin natukese võib-olla liiga palju kaldu ka selle poole, et mismoodi, ma ei tea, RIA arendab ja kui turvaliselt teete seda ja nii edasi, see on väga selge, et see pool peab olema paigas, aga tegelikult on ju teine pool, ehk siis see hääletaja ise,
ka ju oma tehnoloogiliste seadmete ja vahenditega, ma ei tea, kuidas võib siis nii-öelda turvarisk või, et mida me peaksime inimestele südamele panema, kes e-hääletama lähevad, et on siin mingeid, ma ei tea, selliseid elu näidanud, et on mingid sellised ohukohti või et võiks millelegi tähelepanu pöörata? Jaa, tegelikult see ei ole nüüd ainult ka e-hääletamise spetsiifiline, see on tegelikult siis laiem e-riigi kasutaja küberhügieen, eks, et need põhimõtted, mis kehtivad, on ka e-hääletamise juures väga oluline meeles pidada, et sa siis oled kindel, et sul on sinu siis arvutis ja ka mobiiltelefonis siis kõige viimasemad operatsioonisüsteemid, kõik turvauuendused on peal, sul on viirusetõrje kaasajastatud, siis sa hoiad oma PIN-koode turvaliselt, ei jaga neid kellegagi. Ja üldine selline hügieeni küsimus, et ei kliki ja ei käi kahtlastes kohtades nii-öelda ja et see on selline igapäevane tegevus ja alati me ennem e-valimisi ja ennem siis tuletame inimestele jälle meelde, et oluline on ka nii-öelda siis küberturvaline e-valija, eks, et see tasub ka seekord meelde tuletada. Kas mul jäi midagi ütlemata, No võib-olla rõhutakski veel seda, et kui palju tunneb, et ta on mõjutatud või ta ei saanud hääletada salaja, siis tal on võimalik oma valikut muuta üle hääletades ja siis ta saab seda teha laupäeva kella 8 elektrooniliselt ja valimispäeval siis läheb jaoskonda ja hääletab pabersedeliga. Seal saab veel nii-öelda lõpliku otsuse teha siis? Jaa, et ja alati kui valija hääletab pabersedeliga, siis kogu valimisnädala jooksul, et siis see pabersedel on alati lõplik, et see tühistab siis e-hääle ja see praktiline põhjus on ka see, et pabersedelit enam kastist välja võtta ei saa. Jaa, see on väga hea meelde jätta, et inimestel endal ka vastutus säilib ka demokraatia tingimustes, et see ei ole päris nii, et ma usaldan ainult teisi ja lasen vastutusega ainult teiste peale minna, et selles mõttes on endal ka väga palju teha siin. Aga muidugi me ei saa jätta ka tähelepanuta seda rahvusvahelist olukorda, meie sellist kõrgendatud valmisolekut ka siis küberrünnakute puhul igas valdkonnas. Ma kujutan ette, et valimised on kindlasti see koht, kus meil ebasõbralikud inimesed üritavad ka oma mõjutustegevusega nii-öelda mõjutada siis, et e-hääletamine ja küberturvalisus, need on nii tihedalt seotud, et enam vist tihedamalt ei anna. Et kuidas on siin olukord viimastel aastatel kuidagi tõsisemaks läinud, oleme me rohkem valmis sellisteks rünnakuteks ja kas, küsime siis eesti keeles ära, kas meie valimisi on võimalik mõjutada väljaspoolt ebasõbralikel jõududel? Siin ma kasutaks võimalust ja ütleks seda, et mis on Eesti selle e-hääletuse korralduse või üldse valimistes korralduse selline tugev külg, et valimisteenistuse partnerina meil Riigi Infosüsteemi Ametis on kaks siis sellist haru või sammast ühe katuse all, eks, et on arenduse pool ja siis on küberturbe pool, ehk siis küberturbe järelevalve ja CERT. Ja sellest sünergiast ma arvan, et on nii-öelda kõik need Eesti e-riigi teenused väga palju võidavad, kaasa arvatud siis e-valimised. Eks, et meie nii-öelda kodu on korras, meie perimeeter on kaitstud, me oleme selles osas siis väga tihedat koostööd teeme oma vahel. Ja eks kõik need tööriistad, mis siis CERDil on, kõik need ohuhinnangud, mis asju nad jälgivad, mis kanaleid kuulavad, seal juba tekivad mingid ameti sellised saladused peale, mida nad kõike teevad selleks, et see turve tagatud oleks. Siis seda ma saan küll öelda, et siin valimiste ajal on meil kohe nii-öelda ka ekstra siis jõupingutused, ekstra valved, ekstra staap ja nii-öelda hoiame siis sellel küberruumil tihemat silma peale. Üks võimalus on sekkuda valimistesse nii, et
peaaegu keegi ei saa arugi, eks ole, et on midagi seal pettus tehtud ja nii edasi. Teine variant on, ma ei tea, ummistusrünnakud näiteks, et lihtsalt tõmmatakse koormus peale, nii et kõik, me ei saagi hääletada elektrooniliselt, mis on ka ju mõjutus, eks ole, valimiste kontekstis, et nendeks olete, ma kujutan ette samamoodi valmis. Jah, siin jällegi on erinevad kaitsemeetmed, mida võib-olla siin ei hakkaks avamaga, et on olema mõeldud ja selles mõttes võib rahulikult hingata. Ja eks me ei räägi ainult ju tegelikult e-valimist siis küberturbest, et pabervalimiste taga on ka IT ja seda tuleb ka turvata, et jaoskondades need valimiste infosüsteem töötaks, et tulemused siis meediamajadele ja valimiste lehel avalduksid. Need on väga tundlikud kohad samamoodi. Jaa, ma tahtsin just öelda, et tegelikult me unustame nagu natukese ära, et kui me räägime siis elektroonilisest hääletamisest ja siis just kui nagu paberhääletamisest, et tegelikult see sama pabersedel lõuab ju lõpuks ikkagi elektrooniliseks ju. Et häälte kokku lugemine ja nii edasi, see edastatakse ikkagi elektrooniliselt, nii et kokkuvõttes vaata, kus tahad ikka on see IT seal sees. No jah, see käib tänapäeva valimist juurde, et käsitsi protokolle tõesti enam ei täideta ja ma võin veel Alole täienduseks lisada, et selle 20 aasta jooksul ei ole tõepoolest tekkinud kordagi olukorda, kui elektroonilise hääletamise süsteem, eks selle häälte koguja pool oleks siis kuidagi eriliselt olnud ründe all või sellised, et see teenus oleks häiritud, et selles mõttes ka viimastel aastatel RIA on tõesti teinud väga head tööd selles valdkonnas ka. Ja eks kuna see valimiste teema on väga tundlik, siis me ei räägi ka sellel valimisnädalal mitte ainult siis valimissüsteemide turvest, vaid tegelikult Eesti siis e-riigist või Eesti riigi asutustest laiemalt. Et ega see, kui näostatakse presidendi näiteks veeb või rünnaku all, ma ei tea, riigiteataja enam ei tööta, see foon juba sellisel hetkel mõjub, et me vaatame laiemalt kogu pilti. Ja ega siis kahju tekitab juba ka see, kui pealt teha nii-öelda süütuid asju, seesama, et kaaperdatakse korraks mõne tähtsa riigiasutuse leht ja pannakse tont teab, mis sõnumeid sinna üles, et see lihtsalt näitab jälle ju seda, kui haavatavad me oleme ja ma ei tea, võimalus öelda, et nõrgad. Et kui see ei tööta ju, siis on kõik teised asjad ka katki. Absoluutselt, et see usaldus on see vist, mis on märksõna ja e-riigist ja digiriigist rääkides on usaldus üldse vist kõige alus. Et ma mõtlen inimeste usaldus siis riigi ja nende teenuste vastu, mis riik täna digitaalselt ju paljuski pakub. Mis me räägime tulevikust, et ma ei tea, ma AI-d olen seda sõna püüdnud isegi vältida natukese, aga ma ei tea, võib-olla isegi küberturvalisuse mõttes võib-olla see AI on ka mingit mängu muutnud või on muutmaas, et või on see lihtsalt selline haip ja tegelikult pole see AI nii tark ühti veel? Ei, on ikka tark ja tegelikult ilma AI-ta ei teeme ka küberturvalisust, et siin väga detailidesse mitte laskudes, siis ega neid ohupilte ja kõike seda tohutud massiivi ei tööta ka inimesed läbi ainult, et jah, siin kindlasti AI on ka küberturbes abis. AI minu eest hääletama ei saa minna. Ei, see ei ole jah võimalik. Et siin kunagi, kui oli selline riigikrattide loomise idee korja, siis ma viskasin, et võiks teha mingisuguse valimise krati, kes käib ja korjab sinu kohta infot ja siis kuna ta teab sinust nii hästi, siis ta ka teab, mida sa tahad valida. Nii. No jah, ma ei peagi enam mitte midagi tegema. Aga ärme sinna lähe. Ärme lähe jah, ja ma loodan, et me valida saame ka ikkagi päris lihast ja luust inimesi, mitte roboteid, aga tont teab, areng on ülikiire ja tegelikult see saate lõpu ma tahaks võib-olla algusesse tagasi uuesti jõuda, et kui 20 aastat tagasi me olime sellised hulljulgemad ja julgesime võib-olla kiiremini kasutusele võtta asju, kui me täna seda teeme objektiivsetel põhjustel, ega ei olegi põhjust öelda, et nüüd ei ole üldse ühtegi põhjust natuks ettevaatlikum olla. Aga see areng on ikka niivõrd kiire, et kui me nüüd ka täna natukese ise kiiremad ei ole, siis me võime lihtsalt ju rongist maha jääda, et kuidas teile mõlemale tundub, et mis see tulevik meile toob, et on meil oht jääda natukese rongist maha
või noh, mis te tahaksite veel südamele panna Eesti riigi siis ütleme juhtidele ja teistele otsustajatele? Ise endale ka muidugi, et ega me ei saa unustada, et me ise ka teeme neid otsuseid ju. No jah, ega see e-hääletamise süsteemi arendus on pidev protsess ja eks me peame aega kaasa käima, kasutama aega krüptograafiat ja nii edasi. On siin olnud ka ettepanekuid selle süsteemi täiendamiseks, lisafunktsionaalsuste andmiseks, mis eeldavad siis võib-olla pigem sellist seadusandja otsustust, näiteks see, et kas valija saaks kontrollida oma häält ka pärast hääletamist ja näha, kelle poolt siis tema hääl loeti. Et siin tuleb siis ka hinnata seda, et kuidas see läheb kokku siis selle salajasuse põhimõttega, mida me ühest küljest kaitseme, samas see lisab jälle kontrollitavust. Et on mitu sellist küsimust, mis ongi nii-öelda kaalu või vaegausil, et mida me siis peame esmaseks ja mis osas teeme järeleandmisi. Ja kaugem tulevik võib-olla puudutab siis kvantarvuteid, et siin Eestis ka tehakse selles osas tööd, et on inimesed, kes sellega tegelevad ja selles mõttes meil on selline sama eesmärk nagu paljudel teistel, et mingi 10 aasta jooksul ikkagi jõuda siis juba arvutikindla krüptograafia kasutusele võtmiseks. Et praegu ei ole ju teada, kas need kvantarvutid üldse kunagi tööle hakkavad, aga jällegi see ettevalmistus selleks algab üsna varakult siis, et olla selleks valmis. Ja võib-olla kindlasti neid igasuguseid ideid, kuidas siis e-hääletuse süsteemi ja laiemalt valimiste infosüsteeme paremaks teha, siis neid absoluutselt ootame ka, et sellist avatud siis arutelu ja siis ideede pakkumist ja siin võin ju tuua ka näited, meil on päris mitmed teadlased, kes teevad meiega koostööd, kes siis leiavad mingisuguse nõrkuse süsteemis ja pakuvad sinna lahendused ja see tehakse korda ja siis teadlane saab oma publikatsioonid teha ja oma nii-öelda kuulsuse ja et see on nagu selline väga eluterve koostöö ja sellisele koostööle ma kutsuks üles ja siin nädala alguses oli Teaduste Akadeemia siis küberturbe töögrupp, kes siis nüüd on paari aasta jooksul ka hinnanud ja neid valimistega seotud riske, tegi siis sellise valimiste teema kokkuvõtva konverentsi ja sealt tegelikult, mis võiks kõlama jääda, oli see ka, mis Arne oma ettekandes välja tõi, et kutsuda üles selle hea dialoogi jätkamisel, et teha selline siis e-valimiste siis tehnoloogiaga seotud, üldse valimiste tehnoloogiaga seotud nõukoda või et niisugune nagu kõlakoda või kuidas iganes me seda nimetame, et kus siis need head ideed võiks kokku saada, et ega tõesti, selles mõttes on ka Arne ennem öeldud väga õige, et juba kui 50% inimesi kasutab seda võimalust, siis me peame olema hästi siis ettevaatlikud kõiguste uuenduste ja see teema on kindlasti, mida siis nüüd peale KOV-valimisi siis tõsiselt ette võtta ja siin ka üleskutse kõigile, kes tahavad kaasa mõelda, endast märku anda. Kas sellel süsteemil on mingid laiemad kasutust ka, sest ma mäletan seda, et ka selline 10 aastat tagasi öeldi, et ega tegelikult saab seda sama asja kasutada ka muude hääletuste ja selliste võib-olla pisut kõrgemate usaldusväärsust ja turvanõudeid järgivat protseduuri, siis oleks võimalik kasutada ka laiemalt, et on siin ka mingeid asju tehtud. Kunagi, ma saan aru, saate alguses rääkisime, et vabadussamba asukoha kohta küsiti ka ju ühtlasi arvamust, et kas mingid sellised lisavõimalusi sellel süsteemil kui sellisel mujal kasutust leida, kui need tavapärased valimised on mõeldud üldse või on see võimalik? No on mõeldud, mis selle süsteemi iseloomustab hääletamise süsteemi on see, et on ikkagi tehtud väga turvaline ja just selliste üldiste valimiste tarbeks
ehk siis igasuguste hääletamiste läbiviimiseks on vaja tegelikult siis inimesi, kes sellega töötavad ja iga valimissündmus või hääletamissündmus tuleb uuesti luua. Meil on nüüd üks piloot on käimas Viimsi vallaga, et kas seal võiks valida küla nõukogude vanemaid, kui ma õigesti ütlen. Külavanemaid, jah. Jah, külanõukogude on minevikku jäänud, ma väga loodan. Tundus mul natuke imelik, jah. Et seal siis võib-olla saaks seda katsetada, aga laiemalt, et siin on ka võib-olla siis nagu milline see institutsioonide enda huvi on, et tõepoolest võib ju korraldada kas või erakonna sisevalimisi või ülikoolides valimisi. Ma mäletan, kui me seisime Riigikogu juhatuse valimistel, kõik need parlamendisaadikud pabersedelid näpus seal koridoris pikas järjekorras ja siis mõtlesime, et me oleme e-riik, et tuleb taevas appi, eks ole. No siin ongi, et kas see lahendus sobib igale hääletamisele, et juhatuse valimised, mis toimuvad siis hääletamine 30 minuti jooksul, kui hakata seda süsteemi seadistama, hääli avama, lugema, et see kõik, et on üsna keeruline. See protsess ei ole päris nii kiire siis. Jah, et võib-olla lihtsam alternatiiv oleks lihtsalt saalis siis tekitada sellised töölauad, mida tagant saab siis hääletada privaatselt, nii et teised seda ei näe. Eks hääletategi või siiamaani hääletatakse, nupud on ju olemas, jah ja ei. Seadust vastu võttes me saame seda kasutada, aga miski pärast mitte juhatust valides. Ja nüüd ongi tegelikult uued puldid ju sel aastal Riigikogu saalis olemas, et paljud isikuvalimised ikkagi ka Riigikogus toimuvad tegelikult hääletamisega puldist, et kui need tulemused ei ole siis isikustatud, et kes kelle poolt hääletas, et juhatus on siin eriline organ. Selle teema juures on kaks asjaolu, et üks asi on see IT pool ja siis nende süsteemide siis kasutatavus selliste alternatiivsete valimiste jaoks, et piltlikult öeldes me kahuriga sääske laskma ei lähe, et kuidas neid kohandada siis igasuguste alternatiivsete valimiste jaoks. Et see on tehtav, et seal ei ole küsimustki, aga mis on keerulisem, on just selle teema teine pool, mis on organisatoorne või siis korralduslik, eks, et kes neid valimisi siis korraldab, et RIA võib samamoodi pakkuda seda platvormi, me võime selle sündmuse püsti panna, kõik teha nii nagu teine pool soovib, aga kes on see tellija meie jaoks, kes on siis see, kes ütleb, antud juhul on valimisteenistus, kes ütleb, et vot nüüd sellel kuupäeval olgu asjad olla, seadistused olemas, aga kes siis on, et see on nagu jäänud selle teema juures lahendamata. Et see võib-olla vajab ka sellist seadusandluse täiendamist, et tõepoolest valimisteenistuse pädevus on korraldada tegelikult üldisi valimisi Eestis, et kui hakatakse korraldama mingeid alternatiivseid valimisi, neid tõesti kohti on, kus neid korraldada. Rahvusvähemuste autonoomia seadusi ka näeb, et rahvusvähemused saavad siis valida endale oma esinduskogu. See on üks näide. Aga jah, et siin peab olema ka siis selge õiguslik nagu alus, et kes see korraldaja siis on ja kes siis need tulemused kinnitab hiljem. Ja siin me peame tähele panema seda, et me selle teemaga ka ei tungiks erasektori tööpõllule, eks, et seal, kus on lahendused olemas, et seal me ei tohi nagu riigi sellise lahendusega minna konkureerima, et varasemalt siin on mõnel ministril olnud et korteriühistu valimised. Selleks on kommertslahendused olemas, et sinna me ei tahaks minna, aga just sellised kohad, kus on vaja siis mingil põhjusel sellist riigi institutsiooni vahele või mis tekitab mingi eraldi siis usalduskihi või mingil muul põhjusel, et see tuleb siis üles leida ja kirjeldada. Valimised on ukse ees nüüd järjekordsed, mis te ennustate, kas 50-50 nagu öeldakse, pool valijatest hääletab elektrooniliselt, kas see protsent jääb samaks, langeb või tõuseb juba nüüd nendel valimistel? Seda on muidugi ennustamine on tänamatu töö, aga arvestades seda, et puhttehniliselt arvestades seda, et esimest korda saab kasutada ka Smart-ideed valimistel, siis ma eeldan, et see protsent jääb ikkagi üle 50 nendel valimistel. Mis Riia kristallkuul ütleb?
Ma tahaks uskuda, et kui me võtame nii-öelda KOV-valimiste siis osalus või selle protsendi trendi, et siis kui lihtsalt seda vaadata, siis ta võiks tulla 51-2. Aga ma loodan, et ei hakka siin juba siis ka mõju avaldama siin saate alguse poole kõlanud teema, et see on inimeste jaoks juba muutunud piisavalt ebamugavaks. No just ma tegelikult sellepärast selle küsimuse küsisin ka, et kas juba võib väikest langust näha tänu sellele või ikka otsitakse vanad head rüperaalid. Et äkki see Smart ID lisandumine hoiab nagu seda teemat veepinnal praegu? No mina loodan, et nii või naa või kolmandat pidi, et meil on võimalik tegelikult demokraatia pidupäeval osaleda kõikidel, kutsun isiklikult ka üles seda kõigil tegema ja iseäranis hea meil on see, et on ikkagi ka keda valida, sest et ka neid üles seatud kandidaate on ju tegelikult päris piisavalt ja eks alati võib rohkem olla, aga ei saaks öelda, et ei ole kellegi vahel valida. Mina tänan teid, Tanel Talve oli saatejuht ja stuudiokülalised Arne Koitmäe, riigi valimisteenistuse juht ja Alo Einla riigi infosüsteemide ametist, tema on siis valimiste infosüsteemide arenduse osakonna juhataja. Aitäh teile, head inimesed, et te tulite siia täna sellel väga tähtsal teemal rääkima, ma ei tea, palju õnne meile kõigile, 20 aastat e-valimisi Eesti riigis on ikkagi märkimisväärne asi. Muide, viimane küsimus hästi kiire, kui palju maailmas üldse veel kasutatakse jätkuvalt sellist võimalust? Ega ma tean, et ka elektrooniline identiteet pole nüüd just liiga levinud. Kasutatakse, aga seal tuleb väga olulist vahet jälgida, et Eestis on see kasutuses siis üleriigilistel valimistel siduvate tulemustega. Eks, et see on väga oluline vahe. Et päris mitmes riigis on väiksemates skaalades, kohalikul skaalal, kogukondade skaalal selliseid üleriigilisi siduvaid e-hääletussüsteeme on ka, aga siin võime Šveits, Norra on katsetanud, Prantsusmaal on oma diaspora valimistel, et neid kohti on, aga jah, siis meie erisus on see ja seda ka veel lisaks, et Eesti siis e-valimine on piisavalt unikaalne, et ta ei ole võimalik sellist karbitoodet sellest teha, et me ei saa nagu paralleeli tõmmata, et ainult Eesti kasutab, et miks teised ei kasuta, kui see lihtsalt ei ole võimalik, sest see ökosüsteem on piisavalt erinev riikides. No, ma võin veel kiirelt lisada, et elektroonilist hääletamist internetis kasutatakse vähe, aga hääletamismasinaid kasutatakse väga palju. Et võib-olla see välismaa trend ongi läinud just nende masinate suunas ja põhjusel selles, et soovitakse ikkagi jaoskonnas hääletamist korraldada ja ei ole seda elektroonilist identiteeti, mida siis internetivalimistel kasutada. Või see on, aga see on selles mõttes enamasti sellises natuke surnud seisus, et keegi seda ei kasuta, sest see on teenuseid. Meie jaoks on väga oluline see vahe tegemine, et me ei räägi, kui me väliskolleegidega räägime, et me ei räägi elektroonilisest valimisest, me räägime internetivalimisest, sest kui me ütleme elektrooniline hääletus, siis nende jaoks seostub see mingite masinatega. Ja mingi kiosk on. Ja ma saan aru, et see ongi nii, et mitte pabersedelit ei lase seal jaoskonnas kuhugi, vaid sa saad mingisuguse, ma ei tea, labakäega vajutada. Väga erinevaid, aga Eestis endiselt kasutame pabersedeliga hääletamist ja see pabersedeliga hääletamine ei kao ka kuhugi, et kogu nädala jooksul saab hääletada ka pabersedeliga, nii et võimalusi tegelikult on igale maitsele, võib nii öelda. Selle sõnumiga on tore tänane saade lõpetada, aitüma veel kord saate külalistele, aitäh saate kuulajatele ja järgmisel korral järgmised teemad, mis seal ikka, edu teile kõigile ja kuulmiseni. Aitäh! Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.